Aga me räägime palju kogukondlikust Eestist ja me räägime väga palju tugevast kodanikeühiskonnast. Kui tuleb teile keegi teine poliitik siia ja ta räägib ka, meie toetame kodanike või kodanikuühiskonda, kusjuures mulle meeldib kasutada kodanike ühiskond, mis tähendab seda, et see on pigem kogukondade ühiskond. Ehk ta on mitmuses, et me teeme nagu asju koos. Kodanikuühiskond rõhutab pigem indiviidi, ma teeksin siin nagu vahe sisse. Ehk et me räägime kodanike ühiskonnast, kui poliitik tuleb siia ja räägib kodanikuühiskonnast, siis need on nagu kaks tegelikult üsna erinevat asja, millest me räägime. Ja ma seletan. Tänases mõistes kodanikuühiskond on nõnda nimetatud kolmas sektor. Ehk riik jaotatakse kolme osasse, kus on avalik sektor, ehk siis riigivõim ja kõik need muud funktsioonid, mis riigil on. Siis on majandussektor, ehk siis ettevõtlus, ja siis on kolmas sektor, ehk siis kus peaksid tegutsema just vabaühendused ja kõik muu. Minu jaoks on juba see, semantiliselt või sõna tähenduslikult on see kolmas sektor natuke nagu üleoleva suhtumine. Ehk et see on nagu kolmas maailm, kes ise hakkama ei saa, me peame neid toetama, me peame neile raha andma, et nad hakkama saaksid ja nii edasi. Kusjuures see nali läheb nagu veel edasi, kui seal kolmandas sektoris tegutsevad mittetulundusühingud, ehk siis ühingud, millest mitte mingisugust tulu ei ole, eks ole. Nüüd loomulikult nendest on tulu ja loomulikult nad teevad väga olulisi asju. Minu jaoks või meie jaoks kodanike ühiskond tähendab tugevatest kogukondadest koosnevat ühiskonda, mis mõjutavad kõiki protsesse, nii seda avalikku võimu, nii seda majandussektorit, kui ka seda nõnda nimetatud kolmandat sektorit, mis põhiliselt koosneb siis kunstilisest isetegevusest näiteks või muudest ühendustest. Ehk et kogu ühiskond peaks olema tugev kodanikeühiskond ja mõte või sellise ühise ruumi kujundamine ei hakka mitte kuskil kõrgel kabinetis, vaid hakkab siit samast rohujuure tasandil, ehk et kui inimesed on juba kokku tulnud ja avalikku ruumi tulnud ja arutavad oma vahel, hakkavad suhtlema oma vahel ja leiavad, et mingid asjad on valesti või et mingisuguseid asju saab paremini teha, siis nende arvamust võetakse kuulda ja sellest arvamusest lähtudes jõuab see juba siis suuremale tasandile ja sellest tehakse üldistus või mõni seadus või regulatsioon, mis puudutab siis kogu riik. Oma tegevuses, ma olen nüüd 15 aastat olnud nõnda nimetatud kogukonnaaktivist või kodanikuaktivist, kuidas te soovite, olen ma tulnud seda, et nii kaua, kui sa teed mingisuguseid lihtsaid asju, ma ei tea, korraldad külaseltsi seal mingisuguseid muid asju, on kõik hästi. See on väga tore, inimesed tegutsevad ja poliitikud ütlevad ka, et te olete väga tublid, siin teevad pai, annavad veel mõne väikse tunnustuse ja nii edasi. Aga nihu see kogukond soovib muuta mingisugust üldist regulatsiooni või soovib näidata seda või öelda seda, et näete, meie tahaksime, et asjad on niimoodi, siis juhtub selline asi, et sa jooksed nagu vastu klaasseid. Nüüd arusaamised lõppes. Siis meie kogukond sai alguse ikka külaseltsist ühes külas, siis arenes välja, ühel hetkel hakkasin ma tegema oma keldrisse tegin sellise, see oli tõenäoliselt üks esimesi külakinosid,
üle pika aja, nagu vanasti olid külakinod, aga vahepeal nad kõik surid välja, ütleme hakkas selline vastuvoolu liikumine, kui kõik kinod liikusid linna, siis mina mõtlesin, et ei, et ma pean maale tegema kino. See tegutseb seal siiamaani küll tellimise peale, aga tegutseb. Siis see on jällegi pikem lugu. Ühel hetkel me otsustasime, et miks ühes korras olla oma raadio, et kui meil on toredad inimesed siin ja need tahaksid nagu kohalikku informatsiooni saada, mitte lugeda vallalehest, vaid oma poolsaare uudiseid kuulata või meelelahutust saada, et teeme oma raadio ja tegime siis esimese jällegi Eestis ka sellise kogukondliku raadio, mis nõudis tohutut sellist bürokraatlikku läbimurdmist ja seletamist, et väikesed asjad on ka olulised riigis, mitte ainult suured asjad. Ühesõnaga me pidime läbima selleks, et raadio teha ringhäälingu loa konkurssi, mis on sama võrdväärne konkurss suurte telejaamade või suurte raadiojaamadega ja samasuguseid nõudmisi esitatakse meile tänase päevane ka. Aga me ei täida neid nõudmisi või õigemini me oleme ametnikele öelnud, et kas te saate aru, et me oleme väike raadio, me ei tegele kommertsiga, et me on vabatahtlik raadio. Me ei saa täita teie nõudmisi, mis ütleb, et te peate 10 tundi uudiseid tegema ja 10 tundi eestikeelset programmi ja 10 tundi seda ja 10 tundi 3, 4, 5, 6. Aga siis järgmise sammuna hakkasime me võtma üle tegelikult selliseid tänasel päeval justkui nagu riigile kuuluvaid funktsioone. Ehk ühel hetkel me tajusime, et väga palju leiakse majades sees ja moodustasime oma poolsaare patrulli. Mida alguses kuulutati kohe, et te olete seal üks selline lindpriide kamp, eks ole, kes ei olgu seadusele, et te olete pahad ja te ei tohiks sellist asja teha. Ja mina hakkasin selle asjaga vaidlema. Vaidlus jõudis nii kaugele välja, et just samal ajal tehti Riigikogus korrakaitseseadust ja ma käisin isegi 2 korral Riigikogus fraktsioonides vaidlemas ja seletamas, et korrakaitseseaduses võiks olla punkt, et osad, siin on nüüd selline suur filosoofiline probleem, Eesti põhiseadus ütleb, et jõufunktsioonid kuuluvad riigile ja nüüd see on nagu lahti seletamata, et mida see siis tähendab. Ühed tõlgendavad seda, et kõik jõufunktsioonid peaksid olema siis riigi institutsioonides, et seda ei tohiks ka volitusega nagu üle anda. Teised ütlevad jälle, et see on silmakirjalik, et näiteks Kaitseliit on ju hea näide sellest, kuidas jõustruktuur on antud üle vabatahtlikule organisatsioonile. Ja millegipärast siis selline kogukonnapolitsei või kogukonnapatrull tundus neile nagu jube ebameeldiv või jube tülikas asi. Mina seletasin seda ja seletan tänapäevani, kui antakse järjekordselt seaduse välja, et meie otsustajate kõige suurem probleem on see, et ei usaldata enda inimesed. Et miks te ei usalda meid pidama korda selle oma selles? Me oleme aktiivsed inimesed, me tajume, mis asi on kogukond ja me tahame ise panustada omast vabast ajast selle kogukonna hüvanguks. Politsei läheb meist iga päeva kaugemale ja näete, me ei nurisegi selle üle, et politsei läheb meist kaugemale. Me oleme valmis aitama, aga teie tehke siis ka regulatsioonid sellised, et meid ei saaks keegi võtta mingisuguste pätti enam. No ei saadud sellest aru. Selle pika arutelu tulemusena küll juhtus see asi, et siis nende abipolitseinike seadusesse tuli ühesõnaga abipolitseinikele anti funktsioone juurde ja anti õigusi juurde. Ja nii, et nii palju võitu oli, aga meie omakorda ütlesime, et me ei taha olla abipolitseinikul, sellepärast abipolitseinikina sa allud
mingi selle kesksele struktuurile ja kui vile tuleb, siis sa pead äkki minema kontrollima kuhugi maardusse või lõhnasid kontrollima kuhugi magistraali peale, aga meie tahaksime pühenduda ja tegutseda kogukonna heaks. Ja nüüd süüdistati meid selles, ja see usaldamus on tohutus suur. Et te hakkate niikuinii seal oma kohut tegema ja kuritarvitama jõudu ja nii edasi. Aga milleks me peame seda tegema? Et me oleme ammu sellest aru saanud, et see patrull iseenesest näitab lihtsalt välja, annab väljapoole signaali sellest, et siin on üks tugev kogukond, kes omavahel kokku hoiab. Ja täpselt nii läkski. Me ei teinud mitte midagi, me lihtsalt sõitsime autodega ringi, millel oli siis on siiamaani, juba 5 aastat toimub meil see patrull, on sellised magnetkleepsud külje peal ja pikalt selle süsteemile peatud, meil on selline omaette süsteem ka sellele, et see ei ole nagu väga selgelt graafiku järgne, et ta on üsna juhuslik, et kui mina olen selle patrulli algataja, siis mina tegelikult täna peast ei tea isegi, mis küla patrullib ja meie patrullijuht teab küll, mis küla patrullib, aga ta täpselt ei tea, kes seal külas patrullib ja selle küla patrullijuht teab, kes patrullis on, aga ta täpselt ei tea, mis kell ta välja läheb. See on ka selline süsteem. Ja mis selle patrulli tulemusel juhtus, on see, et kuritegevus salus poolsaadet ära. Pum! Ja politsei, kes on meiega väga suur sõber, tõsiselt, meil on head suhted politseiga, me ei vastanud ennast politseile, vastupidi, me vahetame informatsiooni isegi ja nii edasi, et võib-olla isegi vahest politsei suhted usaldab meid liiga palju, annab võib-olla isegi sellist informatsiooni, mida ta ei tohiks anda, aga ta ikkagi meid informeerib ja meil on vastastikune suhe. Ja nüüd me käisime, eelmine kevad käisime suuremal sellisel kokkusaamisel ja politsei kogu aeg on meil näiteks, et vaat kui hea näide, siin tegid patrulli, kuritegevus kadus ära, kõik statistiliselt olid numbrid laua peal, vot enne oli nii palju sissetunge, nüüd oli sisuliselt 0, 5 aasta jooksul nüüd üks kord, eelmine aasta siis üks sissetung oli, kus viidi üks monotraktor. Ja mis on veel huvitav, 2 fakti veel, et see kurjategija tajus, et siin on tugev kogukond ja liikus ära hoopis nõrgemasse kogukonda, et siis läksid hakkasid tegutsema. Ühesõnaga sissetungide arv kasvas näiteks Võsul, mis on meist, ma ei tea, 40 kilomeetrit edasi või 30 kilomeetrit edasi. Ja teine asi, kriminaalpolitsei rääkis, et näiteks Loksa, mis on meil selline põhiline ohuallikas kuritegevuse mõttes, et Loksa pättide hulgas oli nagu selge arusaamine, et nemad oma nina sinna meie pätti toppida ei taha. Sest me oleme ka kinni püüdnud neid ja ilma oma kohtuta olid kutsunud politsei kohale ja lasknud nii nagu seda olema, siis politsei edasi nendega tegutseda. Aga nad saavad aru, et siin on kokkuhoidja kogukond, siia parem mitte minna. Nüüd, siit ma teen järelduse, et kogu Eesti võiks olla tugevatest kogukondadest koosnev riik ja ka välisvaenlane vaataks seda või nii-öelda agressor vaataks seda sellise, kuidas öelda, respektiga, et siia nagu ei tahaks oma nina pista, siin ei tea, mis juhtuma hakkab, et me võime teada, kuidas on regulaararmeega sõdida, aga kui on tugevad kogukonnad, et siis selliseid täna nimetatakse siis näiteks hübriidsõda, eks ole, et tehakse mingisuguseid terroriakte või selliseid asju. On väga raske teha, sellepärast see võib väga kergesti välja tulla ja see võib kergesti vahele jääda ja nii edasi. Kahjuks kogu riikliku regionaalpoliitika tulemusena on pigem need piirkonnad, ehk siis see tagala, millest me räägime, ehk maapiirkond, pigem nõrgestatud ja on soositud seda, et selline aktiivne inimene liigub maapiirkonnast ära linna. Mingisugune
selline juhuslik tagasiliikumine on ka toimunud, aga suur liikumine on linna või siis üldse riigist välja. Minu seisukoha selline kogukond ja oma kogemusest rääkides, see kogukond täidab väga paljusid funktsioone, millest poliitikud täna räägivad lihtsalt retoorilises mõttes, ehk et kogukond on hooliv, kogukonnas on sidusus väga hea, meie kogukonnas näiteks on väga hea läbilõige sellest ühiskonnast, mis meil Eestis on. Meil on siin rikkaid inimesi, meil on töötud inimesi, meil on tudengid, meil on riigiametnikke, meil on ettevõtjaid, meil on töötajaid, ühesõnaga kõiki erinevaid inimesi ja mis on hea näide see, et nad saavad omavahel väga hästi läbi, nad on leidnud ühisosa, mille eest nad siis võitlevad ja seisavad. Nüüd me võtsime järgmise funktsiooni üle, et moodustasime ka oma vabatahtliku merepääst, mis juba tähendab seda, et seal on koolitatud inimesed, seal on ka esmaabi funktsioon ja õppinud inimesed, mis on kogukond väga oluline. Ehk et me räägime täna, et kiirabi läheb nagu väga kaugele inimesest ja niimoodi. Aga me räägime vähe sellest, et me võiksime ka ise olla õppinud sellist elementaarset esmaabi. Ehk et valmisolek ise ennast aidata on ka vähenenud. Mingu see kiirabi kaugel, aga paralleelselt peaks inimesi õpetama, sest siis hakkama saama ja teisest küljest peaks olema ikkagi välja mõeldud süsteemi, et ka seal kaugemast otsast inimene, kui tõsisemasse hädasse saab, siis on see kiirabi väga kiiresti seal koha. Täpselt samamoodi politseiga, et okei, me kaitseme või me teeme sellise esmase turvapatrulli ja niimoodi, aga kui asi läheb tõsiseks, siis peab politsei väga kiiresti sinna kohale jõudma. Ta võib asuda üsna kaugel, aga tulgu kiiresti siis kohale, kui on vaja. Et sinna on võib-olla saame ise. Nüüd me võtsime siis üle vabatahtliku merepääste asja, kus siis lisaks siis sellele esmaabile me õpime ka reostustõrjet, ehk tõenäoline, et üks selliseid suuremaid ohtusid meie piirkonnale seal merest sinna Must-Luugasse sõidavad väga suured naftatankreid, et seal on, et kunagi midagi nende naftatankritega juhtub, see on tõenäoline. Aga mida me näeme on see, et me oleme vabatahtlikud, pühendume vabatahtlikud asjale ja kui me nüüd suhtleme, meil on politsei- ja piirivalveametiga lepingud, kõik kuidas see suhtlemine on nagu korraldatud, aga kui me suhtleme ametnikega, siis ametnikud võtavad meid oma alluma. Me ütleme, et sorry, et me ei ole alluma, me oleme teie partner, et saage aru, me istume laua taha võrdselt. See, et teile on antud ametniku koht, see ei tähenda seda, et meie ülemus oleme. Meie tegutseme oma kogukonna jaoks ja nende inimeste jaoks, kes selles piirkonnas võib-olla hätta saavad. Aga teie tegutsege meie partnerid ja toetage seda initsiatiivi. Ärge töötage meile vastu, ärge olge meid, võtke meid kui vahelisi. Meie teeme töö ära, vabast tahtest, vabast ajast. Ja siis seletame neile, et vaadake, meie panustame vabast tahtest ja vabast ajast ja koolitame ennast ja nii edasi. Teie ülesanne on leida raha, et me peaks veel oma raha ka panema sinna asjadesse, mis tegelikult justkui kuuluvad kõigi funktsioonide hulka. Ehk et kui me peaksime nagu paadi eest kindlustuse maksma, siis on nagu veidi, et me oma taskust maksame selle kindlustuse ka. See kogukond on nüüd läinud nagu hoopis laiemaks. Tänu nendele erinevatele tegevustele on tulnud väga palju erinevaid inimesi ja tõusnud nii-öelda aktiivseks. See ei ole sugugi niimoodi, et mina olen seal justkui üks hullöösole sees Eesti peab asju ja tunnes, kui mina ära kaon, siis kogukond lõpetab tegevust. Täna meil on juba nagu palju erinevaid aktiviste ja ma tean, kes lähemalt veavad seda ühte
ühte asja või ühte osa sellest kogukonna tegevusest ja ma tean, et nad väga kergesti võiksid vedada nagu üldisemalt kogukonna tegevusi. Ja see kõik sellised tegevused on välja kasvanud on juba põhimõttelisteks asjadeks, ehk et me nüüd juba võitleme või seisame selle eest, et meid kuulataks ka, kui me tahame mingisugustes regulatsioonides muutust saada. Me elame lahemaal, mis on ülisuurte piirangute vend. See on igasuguseid piirangud kuni sinnamaani välja, niisuguse maailma me tohime teha ja nii edasi, rääkimata sellest, et kus võib metsa teha, kus ei või metsa teha, kus võib metsas üldse käia, kus ei või metsas käia ja nii edasi. Ja selles piirkonnas öeldakse, et rannakalur on selle kultuuripärandi kandja, mis seal külades on. Samas need piirangud on rannakaluri tegevuse muutus üsna võimalus, ütleme niimoodi. Lautrid, kui sa tahad lautrit teha oma paadil, sa pead käima, meil üks mees käis spetsiaalselt läbi selle. Käis 2 aastat bürokraatiaga võidelis. Mõne tegemist on nagu advokaadiga, kes on nagu tippadvokaat olnud, on tulnud sealt töölt ära ja põhimõtteliselt olid maale, on ettevõtja küll. Siis ma võiks öelda, et see läks veel suhteliselt kiiresti ja ta on väga osav mees, et ta teab, mida rääkida ja ta tunneb seadust. 2 aastat. Mõttage ette, et te tahate ühte väikest lautrit teha. Te peate Kaitseministeeriumist isegi loa saama, et mis asja sa sinna teed. Rääkimata sellest, et see sama Keskkonnaamet, kes ütleb mulle, et teie peaksite siin nagu pärandikultuuri kandma, teeb väga suuri takistusi selleks, et selle pärandikultuuri osa, ehk siis rannakala püük, ei toimiks. Siis me kutsusime isegi ministri kohale, kui Keit Pentus-Rosimannus oli minister, ja seletasime. Kõik vaatame nagu suurte silmaga, mis asi see on, et kogukond, ega sellised regulatsioonid just ongi tehtud. Kui me seletame seda, et meie, kes me siin elame, olemegi kohalikud eksperdid. Meie teame kõige paremini, kuidas selle koha peal elu võiks käia. Olgu, me lepime kokku suurtes asjades, kui me tahame, et siin on rahvuspark, selge, rahvuspargis on oma reeglid. Aga me ei tohis nende reeglite käigus unustada ära, et inimene on see, kes seal elab ja et ta ei ole mingisugune, ma ei tea, turismi objekt, kuhu bussideliisi tullakse näitama, et näe, vaadake, siin elavad mingid pärismaalased ka ja siis me seisame seal aia peale, näitame, kuidas me seal elame. Me siis ühel hetkel ütlesime Keskkonnaametile, et no vaadake, et ärge suhelge ükshaaval inimestega, vaid suhelge kogukonnaga, et me oleme kujundanud oma seisukoha metsade küsimuses, me oleme kujundanud oma seisukoha, ja need on mõistlikud küsimused, oma seisukoha ehitusküsimustes, me oleme kujundanud oma seisukoha kalandusküsimustes, selle peale, aga siis me ütlesime, et ja kalandusküsimustes on meil näiteks selline ettepanek, et meie ei saa sellest ära. Kui inimene tahab siin piirkonnas kala püüda, selleks peab ta minema võrguluba taotlema Tallinnasse. Ja miks on Tallinnas, miks on ühel päeval? Te ütlete küll, et te olete netti pannud selle, aga meil üle-eelmine aasta oli täpselt selline situatsioon, et elekter oli maas ja enamus inimestel ei olnud netti, kes tahtsid neid kala võrgulube saada, jäidki ilma. Ja siis hakkasid salapüüdjateks, kuna süsteem oli nii toll. Me ütlesime, et selle asemel, et te maksate oma inspektoritele siin suurt raha ja ostate neile uhkeid paate, selle asemel suhelda kogu selle kogukonnaga. Kogukond hakkab ise kaitsema seda, et keegi liiga palju kala ei püüaks ja liiga pätte ei oleks. Ja andke meile õigus siin enda kogukonnas müüa midagi kalastuslube. Selle peale tehti nii suured sõnad, mis mõttes te tahate meilt võimu ära võtta. Ma ütlesin, et meil ei olnud teil võimu vaja, me tahame lihtsalt seda kogukonna elu siin arendada.
ma tõesti ei taha teie võimu. Lihtsalt saage sellest aru, et see on väga lihtne asi. Teie lihtsalt annate sellise paki neid kalastamislume meile, Liisa paneb neid näiteks oma poes müüki ja see kalamees loomulikult me müüme oma piirkonna kalaritele kõigepealt need ära ja kui meil üle jääks, siis anname ka teistele. Ja täpselt samamoodi nende õngemeestega. See peale ütleb meile isegi minister. Minge nüüd sellisesse komisjoni, mis meil on rannakalanduskomisjon ja hakake arutama seda asja seal. Ma ütlesin, aga miks me peame riiklikke asju ajama vabast tahtest? Me ei ole oma kogukonna asju ja et te tahate, et me seal komisjonis käiksime, raskaksime tohutult oma aega, te väsitaksite meid seal ära ja lõpuks tuleksite välja ikkagi sellise poollahendusega, mis kellelegi ei meeldi ja mille tulemusena ikka hakatakse petma ja salapüüki pidama ja kõike seda edasi. No ei jõua maha. Aga vaadake, need on nagu väiksed näitled, aga kogu ühiskond hakkab väikestest asja. Kusjuures Soomes selliseid kalastuslume müüakse kohalikus kogukonna poes ja võitegi sealt osta. Ja seal on nagu aru saadud, et see kogukond on oluline ja et tema võiks tegutseda niimoodi. Aga see ongi asi, miks mina täna olen poliitikas, et ma olen sellest aru saanud, et muutmine toimub ainult Riigikogus. See on mentaliteedi muutmine, suhtumise muutmine. Kõik seadused, mis täna vastu võetakse sellise põhimõttega, et isegi kui rikkujaid on 1 või 2%, siis tehakse seadus justkui kõik selles valdkonnas või selle asjaga seotud inimesed oleks kurjategijad. No, ma ei tea, 1000 euroste ülekannete seadus, mis tuli välja viimati, on täpselt selline. Teine asi, kui me räägime Rail Balticust, siis aetakse justkui asja käsitletakse inimesed, et paljudel kaasamiskoosolekutel ära ja ühel hetkel, kui läbirääkimised ei õnnestu kogukondade ja kohalike omavalitsustega, siis tõmmatakse ennast kabinetti, antakse välja planeerimisseadus, mis ütleb, et näete, meil siin ikkagi on eriõigus tõmmata joon täpselt sinna, kui me tahame ja ilma siis seletamata lahti, missugused kompensatsioonid selle eest, mis siis inimestele tuleb. See on vale, see on mõtteliselt vale. Ja Rail Baltic tegelikult on omapoolt nagu väga hea näite sellest, kuidas asju valesti rääkis. Et kui tuleb selline mõte, et teha raudtee, siis selle mõttega peaks tulema kõigepealt inimeste juurde, keda see esimesena puudub. Kõigepealt, mitte tegema kabinetis valmis mingisugused lahendused, mis on olnud nii otsesed lahendused, et ühel hetkel, ma ei tea, kas te seda teate, aga ühel hetkel ehmatati kabinetis ära ja issand, et Raevaldaris peaks olema see Tallinna vangla, eks ole, uus. Et me oleme raudtee tõmmanud Tallinna vangla aia äärest läbi, no see näitab sellist, kuidas lihtsalt kabinetis teadmata tegeliku elu asju planeeritakse. Ja teine asi, et tule kohaliku inimese juurde ja küsi, mis on teie kasu või paku neile kasulikku asja. Sest väga hea näide on Soomes. Kui Soomes planeeriti kiir raudtee, siis tuldi kohalike omavalitsuste juurde esimese asjana öeldi seda, et selle raudteega ennekõike kaasneb kohalik raudtee. Ja kui on kohalik raudtee, siis kohalik omavalitsus ja kohalik kogukond oli kohe sellest huvitatud, sellepärast see elavdab seda elu selles piirkonnas, mitte ei sõida lihtsalt vuhina mingisugused asjad läbi. Ja seal oli siis olukord hoopis vastupidine, et seal hakkas võistlus hoopis linnade ja piirkondade vahele. Või miks see trass sealt läheb, me tahaks, et trass tuleks ikka siitpool ka, et see saadi aru, et raudtee on oluline sellele piirkonnale. Ja sellist mõtlemist tänastel otsustajate hulgas kahjuks ei ole.
ollakse sellised ülbid üleolevad ja see häritab. Ja mis veel väga häritab on see, et otsuseid tehakse nende tagatava meetodil, ehk sa ei tea, kes seda otsust teeb. Kui on partei, siis parteil on oma tagatoal on mingisugused suhted rahastajatega, kes määravad selle partei siis poliitilise joone. Aga lahendus kõikidele asjadele meie vaatenurgast oleks see. Esiteks, võim on liiga kaugele läinud rahvast, mis tähendab seda, et otsuseid tehakse kuskil vaikses kabineti vaikuses väga väikse grupi pool ja see väga väike grupp on hoidnud seda võimu väga kaua ja selle tulemusena on tekkinud neil selline ilmeksimatuse sündroom, natuke nagu jumala sündroom. Demokraatlikus ühiskonnas selle jumala sündroomi vältimiseks on välja mõeldud vahetus. Ehk et tulevad uued jõud, vahetavad välja, värskendavad verd, lõpuks rikub ka selle uue jõu see võim ära, aga ta ikkagi on vahetunud. Ehk kui meie oleme sinna liiga kauaks jäänud, siis teie ülesanne on valida sinna uue ja vahetada ka meid välja. Aga meie eesmärk ei ole mitte kinnitada või betoneerida seda võimu sinna väikse grupi kätte, vaid hüpata seda võimu maad laiali. Nii et ma olen kujundlikult isegi teinud sellise võrdluse, et see võim on nagu sõnnik. Et kui seda sõnnikut on ühes kohas liiga palju, et ta on nagu, ma ei tea, läga kogulasel, ma ei tea, sovhoosi laudadal, siis ta tekitab ökoloogilise, ma ei tea, katastroofi, piirkondlik ökoloogiast ja haiseb väga lõvas. Aga kui sa selle sõnniku saab meeldivalt sellise õhukese pihina maa laiali jagada, siis ta on selline hea pinnas arenguks kõigile. Ja samamoodi võimuga, kui ta on väikse grupi käes, siis ta läheb haisema, seal ei toimu liikumist. Aga kui see võim on ikkagi laiali laotatud, siis läheb nüüd veri käima. Ja meie seisukoht on see, et see võimu esimene aste peab olema kogukondade juures. Kogukonnad peavad ise saama otsustada neid puudutavad asjad. Ja see otsustus ei ole mitte see, et sa otsustad, ma ei tea, missugust kinda mustrit sa saad koduda või missugust laulu salmi sa laulad, vaid et sa otsustad ka nagu põhimõttelisi asju, mis neil nii-öelda ühiselu reeglid siin puudutavad. Järgmine aste on kohaliku omavalitsusega ehk vallatasandil, kus on täna sisuliselt ta muutunud kommunaalametiks, et vallal võim kui sellist praktiliselt enam üldse ei ole ja päevaga, nagu ma rääkisin sellise planeerimisseaduses, võetakse valdadelt ka seda võimu vähemaks. Antakse küll kohustusi, ei anda raha või ressursse nende kohustuste täitmiseks ja võetakse õigusi vähemaks. Ehk et vallad on nõrgaks jäänud, neil ei ole raha ja neil ei ole otsustusõigust, ehk ei ole ka sellist finantsilist vabadust asju suunata nii, nagu nad näevad, et sellele piirkonnal oleks eriti vajalik. Ja samamoodi valdades on väga tihti, ma ei tea, kas on igal pool, aga vallad on nagu keskvõimu ripatsid, ehk et kuskil partei peakontorist tuleb nõudmine, et te peate tegema nii, nagu meie siin kabinetis oleme ette mõelnud, mitte niimoodi, et mitte ei hakka vabadust otsustada asju ise. Ja kolmas aste, ehk siis riigivõim, ma arvan, et see peaks ikkagi olema nagu esindusdemokraatia või parteiline võim või ideoloogiate võim, aga ka sinna pääsemine, ehk seal olemine peaks muutuma. Täna on niimoodi, et ametkond dikteerib ministrit, minister dikteerib Riigikogu, aga me räägime võimust, siis me valime Riigikogu ehk rahvavõimu esinduse. Riigikogu peab andma valitsusele juhised, mida teha. Valitsus annab ministeeriumidele juhised, ametnikele juhised, mismoodi seda praktiliselt ellu viia. Üks oluline detail on ka
kui seadus tehakse, siis on kaks suunda. Kas sa kriminaliseerid ühiskonda või dekriminaliseerid. Kõik sellised totalitaarsed režiimid, nendele meeldib hästi palju kriminaliseerida. Kõik asjad on kohe karistatavad. Normaalne demokraatlik ühiskond dekriminaliseerib. Ehk usaldab rohkem oma kodanikku ja võtab teda kui teadlikku inimest, eks ole, ja saab sellest aru, et meil on sellised ühiselu reeglid või ühiselu kokkulepped, millest me lihtsalt oma kultuurilise taustapoolest kinni oleme. Nüüd, mis täna juhtub, on see, et kahjuks ikkagi kriminaliseeritakse seda Eestit üle. Ja selle tulemusena politsei, kes siis peab nende seaduste täitmist nagu jälgima, on koormatud tõesti mõttetute asjadega. Väga hea näide on see välireklaami seadus, mis on, eks ole. Äkki mingi 40 päeva enne see tohi välireklaami teha. Mis jällegi paneb väga raskesse olukorda sellised uued tulijad ja on demokraatia mõttes väga nõme seadus, sellepärast välireklaam on kõige lihtsam asi, mida teha ja kõige vähem maksev asi. Mul on siin auto kleebitud, ta on piiri peal praegu. Me isegi tahame tegelikult, et politsei tuleks ja teeks mulle trahvi, et me läheksime selle asjaga kohtusse, et see seadus põhimõtteliselt ära muudetaks.